Tšauka ja tere tulemast vlogi. On esmaspäevane päev. Mul on täna selline kodukontoripäev ja natukene enesetunne on selline, ma ei jää haigeks. Ma tean, et ma ei jää. Ma ei taha jääda. Aga natuke nagu paneb neelatama ja kurgu taga on nagu midagi kinni. See on ainukene asi, mida ma tunnen. Ja seda, et ma olen lihtsalt natukene väsinud või kuidagi läbi. Ja tahaks võtta nagu aeglaselt, rahulikult, oma tempos. Miks ma üldse filmima praegu hakkasin ja miks ma kaamera järgi nagu haarasin, on see, et ma tegin oma hommikuse näohoolduse ja ma katsetasin täna uusi tooteid, mille Medironi e-pood mulle saatis proovimiseks ja millest nagu kohe ma sattusin vaimustusse, sest et lihtsalt need tekstuurid, hinnaklass, pakendid, koostised, kõik on nii meeldivad, et lähme kohe vannituppa ja ma räägin sulle lähemalt, sest et sa pead lihtsalt nendest kuulma. Nonii, lähme vannituppa. Paneme tule põlema, vaatame, kas ma peaks ka panema. See on vist okei. Ja ma haaran sulle kohe näitamiseks. Medironi e-pood siis saatis. Sellist brändi ma ei ole varem kasutanud. Minu jaoks täiesti uus. Hei Organic. Minu teada ainult Mediron vist neid Eestisse tooki, ma ei ole kindel, võib-olla veel keegi. Aga nendel Hei Organic siis brändil tuli välja selline uus nagu nahahoolduse sari Naad Plus. Naad on selline koostisaine, mis annab põhimõtteliselt rakule toitu juurde, et ta saaks kõige efektiivsemalt töötada. Mida efektiivsemalt meie naharakud töötavad, seda jällegi tervem, tasakaalukam on meie nahk. Alustan esimesest tootest, mida ma juba sulle siin olen näidanud, see on nende puhastuspalsam. See on nüüd mõeldud ikkagi veebaasil puhastuseks. Puhastuskreem, ütleme niimoodi. Sisaldab ka AHA-happeid ja aloe verat, rahustav, natukene kooriva efektiga. Oli nii mõnusa kreemise tekstuuriga, natukene vahutas, õrnalt lõhnastatud. Ma korra proovin siit sisse nuusutada. Nagu hästi selline õrn värskele. Ja juba ma saan sulle näidata ka seda, et nende pakendid on lihtsalt 5+ taaskasutatud alumiinium. Kes tahab vähendada plastikut, siis mine haara Hei nahahooldust. Siis ma haarasin, ma räägin veel siis, mis ma kõik hommikul tegin siin. Ma kasutasin Nerdseed C-vitamiini seerumit. Kes otsib puhast C-vitamiini, kellel ei ole tundlik ega probleemne nahk ja kes otsib sellist hästi vesist, siis see on väga tore. Mul on meeldinud, et on üli nagu hästi kerge, tugev C-vitamiin ja minu käest saab plusspunktid. Siis pärast C-vitamiini ma haarasin uue, teise Hei toote. See on nende piimias niisutav toonik. Jällegi, alumiiniumpakend, pumbaga pudel, 100 ml tuleb. Siin on sees ka skvalaan ja kollageen. Kollageen minu teada nahahoolduses, ütleme, istub ikkagi naha peal. Aga toetab naha kaitsebarjääri, niisutab ja oli tõesti mõnusalt kreemine, siidine. Ja ma ei saa üle nendest pakenditest. Ja siis näokreem. Niisamuti Hei uuest siis kollektsioonist. Nende face cream, kollageeni ja Naad Plus boosteriga. Niisutab ja natukene tõesti peaks olema pingultava või sellise natuke nahka elustava, äratava toimega. Oli ka niivõrd mõnus, läks vähe vaja, läks imeliselt laiali ja oli üli mõnna. Nüüd on nagu naha sees, aga nahk minu meelest näeb nii ilus välja. Ja siis viimase tootena, mida ma nüüd hommikul kasutan, siis ta ei ole hommikune toode, on siis Hei retinali seerum. Et see jääb mul õhtuks siis proovida esimest korda. Aga ta on eksosoomide Naad Plus boosteriga ja muidugi retinal siin sees. Need Hei tooted tõesti on nii ägedad. Nende pakendid, tekstuurid on väga meeldivad. Ma arvan, et inkit ei pea isegi muretsema mitte. Ma vaatasin, et kõik üle need on enamus 18-20, kui mitte rohkem, sest kogu Hei tooted on kõik orgaanilised. Imeline. Üks uuem toode veel, mida ma tahan siit jagada,
mis on nüüd kevadel natukene teema võib-olla inimestele, mille ma ostsin kaupsist endale, on siis, mis bänd see nüüd ongi, Pestle and Mortar. Selline üks minu jaoks uuem bränd Tallinna kaubamõilumaailmas täiesti müügil ja nende siis Glow Drops ehk siis ise pruunistuvad tilgakesed. Hästi mõnus kerge vesine seerum keelias. See nüüd on nende nagu jõulukollektsiooni selline väike 15 milli. Et muidu tuleb 30 milliliitrisena, et ma tahtsin seda väikest proovida. Veel viimased on müügil, nii et haarake kiiresti, kes jõuab. Aga see on olnud väga tore, et ma olen aeg-ajalt palunud lihtsalt õhtul näokreemi hulka ja kandnud näole, kaelale, et natukene selle kevade hõngu pärast, et lihtsalt see kevade ootus tuleks kiiremini. Et see kevad jõuaks tõesti kiiremini. Ja et võib-olla pale ei oleks nii hall. Vaatan korra veel, kas mul on siin veel midagi. Vist mitte midagi sellist. Okei, on küll. Mul on ka üks teine piimestoonik, mis mulle saadeti natuke aega tagasi Clear.ee poest. Ja see on Transparent Labi piimestoonik. Ka see on olnud väga sümpaatne. Mõnusalt kreemisem, kui ütleme selline, siis kes vaatas mu tühjade pakendite videot, siis need nii-öelda Bioma ja Smoothie Skinist minu meelest natuke parem versioon. Ilma lõhnata, Transparent Labi tooted ja meeldiva hinnaklassiga ja ka väga ilus inki, oli täiesti roheline, jäädes sinust kas 15-20. See on olnud väga tore. See on 130 milliliitrit. Hei oma tuli 100 milliliitrit. Nii et sellised nahahalduse uudised siis otse vannitoast. Tõesti, väga lahe. Ma olen nendest hei asjadest kergelt vaimustuses ja ma olen kasutanud neid alles üks kord, aga juba nad meeldivad mulle. Tšauka! Sorry, et ma sind selle kehakreemiga siin õrritan. Sest et ma kuulsin, et seda Garnieri kehakreemi enam ei tehta. Mul on mingist ajast veel jäänud see potsik. Siin on niuke 1/3 võib-olla veel alles ja kuna on veel selline viimane talve jäänuk, siis ma kasutan seda. Ta on hästi tummine, et kes seda kreemi mäletab, see on üks mu lemmikutest olnud. Ta on küll tugevalt lõhnastatud, aga see kakaovõilõhn, mis sellel on. Mega. Just käisin duši all. Lasen natukene valgust veel tuppa siit. Ja näohooldus sai tehtud, kreemitatud. Kes otsib veel kehakreemi soovitusi, siis ma korra vaatan, mis mul siin kapis on. Mul on mingid nahahoolduse asjad riidekapis, sest et lihtsalt mujal ei ole ruumi olnud panna. Siis, vaata. Ma panen su siia. Kuna seda ei saa siis osta enam, siis ütleme veel üks lõhnastatud versioon, mis on päris okei inkiga ja mille ma sain kingituseks sügistalvel. See on The Body Shopi oma, nende Hawaiian Kukui Cream. Väga selline tõesti toitev nagu kehakreem. Olen seda natukene jõudnud kasutada. Tal on ka nagu selline tugev aroom, aga hästi selline magusam, luksuslikum võiks isegi öelda. Et kui sa otsid tõesti sellist nagu yummy lõhnaga kehakreemi ja sellist nagu toitvat, siis see. Aga kui sa ei taha üldse lõhnastatud asju, siis soovitan endiselt väga neid Mixa kehakreeme just sellest sarjast. Siis kas nendest potsikutes või ka pomppudelites on okeid. Ja 2 nii-öelda versiooni nendest on väga hea inkiga. See, mis on siis Keramid Protect ja nende Pantenooliga, on mõlemad väga-väga okei inki. Ma ei ole vist seda veel kasutanud, et see on mul selline täiesti uus tuub. Ja ma ütleks, et tegelikult ta ei ole üldse nii tummine, kui võib-olla see Garnieri oma.
et võib ka olla selliseks kevad-suviseks täitsa okei. Ta ei ole küll, jah, kehapiim, aga samas ta ei ole liiga tummine. Ja siis on mul veel kehakreemi, praegu on siis kehakreemi kollektsioon, ma saan aru, mida ma jagan. Ja siis on mul kehakreemidest veel ootel Caudalie oma, mis ma endale Pariisist ostsin. See nüüd on tõesti selline nagu body lotion, ehk siis kehapiimalaadne ja meelega olen jätnud selle kevad-suvesse, et ma tahaks enne selle Garnieri vähemalt otsa saada. Ma ei ole kindel, kui kiiresti ma sellega saan, sest et seda on meil siin natukene järel. Ja seda on siin veel korralikumalt järel. Nii et need on minu kehakreemid praegu, mis kas siis ootavad kasutamist või on hetkel kasutuses. Ja siis on mul tegelikult nüüd viimased nädalaeg umbes katsetuse all täiesti uus juuksehoolduse bränd ja nende tooted ma kohe saan näidata. See on Prantsusmaa üks sari, mis mulle saadeti ja tegemist on siis Luxeol sellise brändiga. Mul on endal siis keratiiniga šampoon ja keratiiniga mask, mida ma kasutan põhimõtteliselt balsamina. Et ma just pesin nendega. Kellele meeldib selline natuke volüümi andev, kergelt heas mõttes krudisevat tunnet tekitav šampoon, siis see on midagi sellist, et ta tõesti jättis juuksed nagu nii volüümikaks, mu peanahk püsis puhtana rasvavabana minu meelest pikemat aega. Tal ei ole ei SLS-i sees ega midagi sellist, sulfaadivaba ja mõlemad tooted ja minu meelest üleüldiselt see bränd on väga heade inkidega. Ja kui ma nüüd ei eksi, siis hetkel Eestis on müügil neid Benu apteekid. Ma proovin leida sulle lingid video alla ka. Aga jaa, šampoon mõnusalt minu rasust peanahka väga hästi puhastav, aga samal ajal ei riku seda tasakaalu. Ja siis see mask. Ma saan siit näidata, et on nagu hästi luksuslik ja selline tõesti tihke. Õrna sellise natukene nagu meenutab jogurti lõhnad. Nad ei ole tugevalt lõhnastatud tooted. Pigem selline pehme. Ja oi, see mask jäi nii siidine, nii toitev. Sul läheb vähe vaja. Et esmamulje on tegelikult väga positiivne. Et ma jätkan katsetamistega, juuksehooldus natukene vajab ikkagi aega, tegelikult ka nahahooldus. Aga kes siit juba lihtsalt huvi pärast tahab uudistada, siis panen sulle tootelingid. Ja mida ma nüüd rätikuivadesse juustesse lisaks kasutan, on selle samad brändilt siis Luxeoli lokikreem. Mul ei ole lokis juuksed, aga nagu me kõik teame ja näeme. Aga mulle soovitati neid Loki siis sarja tooteid ka. Need on mul ka tegelikult veel ootavad katsetamist, nii šampoon, mask kui ka Loki keel. Sellega ma ei tea veel, mida teha. Aga Loki kreem on nii-öelda niisutava ja siluva mõjuga. Et minul on pigem sellised kahused juuksed ja ma tunnengi, et sellist silumist ja kerget niisutust pesu järgselt oleks mul väga vaja. Ja see on nagu uskumatult suur potsik, siin on 250 millilitrit, no seda ikkagi jõuab kasutada. Ja selle inki oli näiteks 18-20, no need on nagu super. Nii et ma proovin nüüd seda veel ka täna panna, et ma näitan teile siis, kuidas ma seda kasutan. Ma võtsin umbes 2 pumbatäit, võib-olla ma võiksin võtta ka rohkem, aga ütleme, et ma alles nagu harjutan, et kuidas see toode nagu on. Mul on aeg-ajalt nagu mure, et kuidas ma saaksin sellist toodet juustesse nagu ühtlasemalt kanda, et mul on niisugune tunne, et ma ei oska veel seda, et ta tõesti nagu jõuaks igale poole. Natuke alati tahan ka nagu tukale panna, et jaa. Et niimoodi keerutades ja natukene ka siia vahele minnes, niimoodi ma proovin seda juustesse kanda. Aga ta on hästi selline, ta ei ole nagu vesine kreem, selline mõnusalt kreemine kreem ja ma olin natukene mures, et huvitav, kas ta jääb juustesse nagu raske või tekitab sellise nagu rasusema vaha ja kihi või midagi sellist, sest et mul on rasune peanahk ja ma ei taha, et mu juuksed kuidagi kiiremini mustaks lähevad. Aga ei, ta jättis nagu nii selliseks siidiseks pehmeks
Esimene kord, kui ma kasutasin ja tõesti ei jätnud kaugeltki raskeks, et väga mõnus oli. Et ma siin katsetan nüüd neid, vaatame, kuhu ma nendega jõuan, aga vähemalt esmamulje on sümpaatne. Ja mul on nagu ülihea meel, et nende toodete inki on nii ilus. Ja siis üks teema veel, mida ma tahan väga tänases vlogis jagada. Et minul hakkasid täna päevad ja ma olen aastaid olnud, ütleme, sellise menstruaalaluspüksi kandja. Et ma olen katsetanud küll neid menstruaalanumaid, aga kahjuks mulle ei sobinud, et mul ikkagi põhjustas piisavalt palju valulikkust ja sellist ebamugavust ja ma ütleme niimoodi, et esimesel 2 päeval lihtsalt sisestamiste ja toimetamistega seda oli nagu liiga palju. Ta oli ebamugav, ta oli valus, ta oli stressirohke, et ma tundsin, et ma ei vaja seda. Ja siis ma olen tõesti aastaid nüüd kasutanud selliseid menstruaalaluspükse, mis on olnud mu parimad kaaslased korra kuus siis. Ma tahtsin jagada, et ma olen viimased hea mitu aastat kandnud siis Modipodi menstruaalaluspükse. Ma ostsin need endale viljakusmonitor.ee e-poest kunagi tõesti, ma ei tea, 5 aastat tagasi. Need on ülivanad. Nad tulid täitsa okeid. Nüüd ma tunnengi, et nagu see nii-öelda see kangas, tavakangas hakkab nagu alla andma. Ta lihtsalt on nii hõredaks kulunud. Ja ausalt öeldes nad ei olnud mul lemmikud sellepärast, et ma loodan, et siit on näha, et see ülemine sildiga selline nagu elastiku serv oli niivõrd, ütleme, tugev ja ma ei taha öelda sisselõikav, aga ebamugavalt tugev. Ülejäänud püksikud, nii-öelda see kangas oli bambusest või on bambusest ja nad on ülimõnnad, mugavad, pehmed. Ainuke asi, see ülemine serv lihtsalt, ma oleks selle võinud ammu juba ära lõigata, aga nagu ma ei teinud seda. Igastelt ma olin pikalt nüüd otsingul, et milliseid menstruaalaluspükse endale järgmisena osta, et tõesti need natuke vanad, väga vanad, kasutatud üldse ära visata ja uuendada, värskendada. Ja siis ma tellisin endale, ma kannan ühte siit uut paari ka täna, aga ma lihtsalt saan sulle näidata, sest ma tellisin 2 paari. Need on nüüd Uniqlo, siis menstruaalaluspüksid. Nad tulevadki Sanitary Ultra Seamless Type. Ma ostsin endale M suuruses. Ma eeldan, et Uniqlo e-poes on kodulehel ka kõik sellised suurusasjad olemas. Ja saan sulle lihtsalt näidata, et siin on toredad kõik pildikesed, et ta on tagant isegi sellise päris pika osaga ja ka eest päris selline harjukeskmine. Ja ta on sellisest, ütleme, Uniqlo, kes teab Uniqlo tooteid, siis sellisest Airism materjalist, mis on hästi hingav, hästi siidine, selline pikaaegselt peaks kestma. Natukene nagu sellisest, ma ei taha öelda mikrofiibrist, aga sarnasest nagu mikrofiiber. Ja uued püksid on siis midagi sellist, et nad on ka mõnusalt natukene kõrgema sellise värvliga. Ja tõesti, et siit tagant on kohe näha, et mingisugune selline lõige läheb kuni lõpuni peaaegu seljani välja. Tal see imav osa on tegelikult suhteliselt paks isegi. Nüüd, kui selle Modipodiga siin võrrelda, siis ta on isegi tundub paksem, aga mul on nüüd need jalas ka, see teine paar. Ja jalas nagu ei tunne mitte midagi, et oleks nagu mähkme tunne või midagi sellist. Ei ole. Ja tõesti, see kangas ise, see Airism, mis sellel Uniqlo on niivõrd pehme ja see, ütleme, ülemine serv ka ei ole lõikav, on pigem hästi mõnus. Nii et mina olen nagu väga rahule jäänud, soovitan uudistada, et miks ma ostsin ka 2 paari kohe on see, et Uniqlo lehel on sooduspakkumine, vist nagu on niisugune püsipakkumine. Kui sa ostad 2 paari, siis muidu ühe hind on vist 19,90, aga kui ostad 2, siis saad 29,90 ehk siis 15 eurot tuleb siis tükk. Ja minu jaoks täiesti asendamatud tegelased korra kuus kasutada. Nii et lihtsalt tahtsin jagada, et kes otsib, siis
Uniqlo omad tunduvad väga mõnusad. Uniqlost olen ma ise ka tellinud T-särke, pükse, kampsuneid, et nad väga hästi tarnivad Eestisse suhteliselt kiiresti, circa nädalaga ja lihtsalt väga hea pood sellisteks igapäevasteks tavarõivasteks, väga hea kvaliteet ja minu meelest mõistliku hinnaga. Ma just filmisin ühe meigilooki siis Instagrami ja TikToki ja kasutasin selleks uusi Catrice'i Essence'i tooteid, mis on siis kevadsuvise kollektsiooni uued tooted. Ma hea meelega jagan sulle ka sellepärast, et siin on tõesti toredaid ja kes siis ei tahaks väga hea hinnaga ja väga head meiki. Nii, tänane meigilook tuli siis midagi sellist. Ta on pigem selline kerge, igapäevane alustuseks. Catrice'il on välja tulnud uus Skin Like Tinted Moisturizer, põhimõtteliselt nagu beebekreem. Tal on kerge katvus, ta jääb ilusalt niisutav naha moodi, aga mitte rasvane, mitte raske. Mulle meeldib, et tal on pumppudel, siin on mineraalne SPF 30 ja inkiskoor jääb 10/20. Hinnaklass umbes 6 €. See on istunud niivõrd ilusasti. On muidugi jah, kerge katvusega, aga just selliseks igapäevaseks. Super ilus. Ma ei jõua ära kiita. Mina ostsin endale kõige heledama värvitooni 020N. See on täiesti hitt. Siis järgmisena ma kasutasin Catrice'i uut kreemiat põsepuna. Minul tuleb siis värvitoonis 010 Raspberry Fudge. Selline punakas, roosakas. Ma kannan seda nahal, aga ma kannan veel midagi siis põskedel, et ta ei ole kogu toon, mida on näha. Seda nüüd läheb vaja imeväike kogus. Ma haaran seda tavaliselt niimoodi pintsliga, niimoodi, et ma korra puudutan ja siis hajutan ta ilusti põskedele. Kahjuks sellel tootel ei ole nüüd inki kõige parem, aga ta tekstuur ja toime nagu nahal, ta näeb üliilus välja. Matt ülihästi kuidagi hajutab ennast ära, isegi natuke plurrib või hägustab nahal ennast. See on super ilus. Inki jäi sinna minu meelest 5 kanti umbes, et võiks olla parem, aga ta lihtsalt on tõesti väga äge tekstuur, mida ma ei ole varem sellisena katsetanud. Siis, kes otsib super ilusa inkiskooriga kompaktpuudrit. Catrice'il on välja tulnud Soft Blur, sellised airbrush puudrid. Minu meelest need on vist erinevate toonidega, sest et minul on siin 020N ja on minu nahal olnud väga hea. Mulle meeldib, et see puuder ei jää liiga matt, aga ta kinnitab. Super hea inki, vist lausa 19/20, ilma talgita, hea hinnaklass. Mul on ka see tolmpuuder Catrice'ilt. Ma olen ka sellega väga rahul olnud. See nüüd on natukene helestava või sellise särastava mõjuga, sest et ta on roosa puuder. Aga mõlemad tõesti super töö, talgivabad, väga ilusad inkid. Siis nagu näha, siis mu põsed läigivad või säravad väga. Ja selleks on siis uus Essence'i küpsetatud põsepuna. Ta on küll põsepuna nimetusena, aga no ma näitan sulle, et tegelikult on justkui highlighter minu jaoks. Ta toon ise on väga mahe. Rohkem, mida ta annab, on ikkagi see highlighter või särapuuder. Ja tegelikult, ma ei tea, ma praegu pean ütlema, et mulle isegi meeldib. See nüüd on kindlasti pigem highlighter või siis põsepuna selline sädelev topper. Mida ta mulle tegelikult meenutab, on suvel või sügisel tuli Catrice'il välja ka täpselt sarnased sellised küpsetatud põsepunad, mis on ka sädelevad. Teen sulle kohe siit väikest võrdlust Catrice'i oma ja uus Essence. Nad on küll toonilt erinevad, aga minu jaoks ikkagi Catrice'il on olnud tugevam pigment ka põsepuna mõttes. Essence on ikka pigem ainult highlighter ja väike roosa. Võib-olla sellepärast, et on lihtsalt nii hele toon, ma ei tea. Sellel ka inki umbes 10/20.
ja talgivaba. Siis üks lemmiktoode Catrice'ilt on nende silmapliiatsid. Minul tuleb värvitoonis 040 Golden Jade. See on siis selline keeljas silmapliiats, mis lihtsalt sekundiga kandub nahale. Siit võib-olla sellest valgusest ei ole näha. Ma proovin teha tugevama siis joone, et tegelikult on oliivikarva ja kerge kuldse sädelusega. See on üliilus olnud. Ma olen seda paar päeva nüüd proovinud, katsetanud ja ta tõesti püsib õhtu lõpuni täpselt seal, kus sa tabanud oled. Vähemalt ütleme mitte silma limaskestel, vaid silma sellel kuival osal. Vaatame, ma lasen tal korra ära kuivada siin ja siis ma näitan teile, et ta ei tule siit maha. Ja silmadel on ka väike selline sätendus peal. See on Essence uus lauvärv. Nende Mono Eyeshadow Glitter. See on siis põhimõtteliselt nagu glitter, selline topper. Mul on värvitoonis 01 Frosted Shine. Üliilus. Sellised asjad alati töötavad. Ta on niivõrd pidulik. Videos ei ole võib-olla liiga hästi näha, aga see on mega ilus. Mul ei ole aimu ka, mis selle toote inki on, sest et seda ei ole veel Inki Beauty's. Siis uus setting spray, kinnitusspray siis Catrice'ilt, nimetusena Aqua Splash Grip Fixing Spray. Ta on ka niisutav ja tuleb väga-väga toreda spreiga. Minu meelest Catrice on oma spreidesse nagu investeerinud. Tõesti, ülipeenike, väga mõnusalt niisutab ja peaks ka siis kinnitama su meiki. Ausalt öeldes mul on see väga meeldinud. See spray otsing on mõnus, see niisutav tunne on mõnus ja mu meik näeb nagu hea välja. Ta ei ole kuskilt teinud mu meiki nagu liiga niisutavaks või liiga selliseks õliseks. Vastupidi, kõik on kuidagi tasakaalus. Siis üks selline toode, mis ei ole, ma arvan, väga mulle või vähemalt mul ta ei toiminud, on Catrice'i siis kulmukeel või selline lamineerimise kulmu läbipaistev vaha. Ma kasutasin seda sellise väikse harjakesega ja vaatan kohe. Jep, mul on ta nagu kulmudesse pandud, aga need kulmud on juba alla vajunud. Et mul ei ole kunagi need sellised tooted nagu toiminud liiga hästi ja ma tõesti ei tea. Vaatame seda silmapliiatsit. Jah. Ma nagu tegin täiega. Ta istub ikka siin. Pliiats inki 7,5, midagi sellist. Võiks olla parem, aga ta on parem kui minu need Catrice'i need pliiatsid, mida ma jagasin oma meigi, siis igapäevase meigi kohvrikese videos. See on parema selle inkiga ja ma vaatasin, et sellest pliiatsist tuleb ka musta, millel on väike hõbedane sätendus. Minu meelest tuleb ka tumesinist hõbedase sätendusega. Seal oli selline hele pruunikas, aga ta oli natuke liiga soe. Ja siis oli ka bordeaux punane. Ma tahaks väga musta ja seda bordeaux punast ka. Aga see roheline on olnud üliilus. Ja tõesti, ta püsib. Uus ripsmäkas, Essence'i Water Length ja sellel on imeline aplikaator. Ma väga armastan sellist hästi peenikest, väikeste harjakestega. No ta on pikendav ripsmetuš, hästi eraldav ja sellega oli nii mõnus ripsmete vahel toimetada. Esmamulje on väga hea. Inkist pole jällegi aimugi, sest et seda ei ole ka veel inkis. Hoian silma peal. Siis 2 huuletoodet. Essence'i Lip Oil. Väga ilusa sellise kerge sätendusega. Ta jääb pigem läbipaistev, hästi õrna sätendusega ja üliilusa läikega. Need Lip Oilid on Essence'il olnud hästi sellised, ütleme, mahlakad. Ta tekstuur on pigem niuke väga tihke. Ta jääb huule külge nagu sellise tugeva, ütleme sellise padjamoodi kihina. Väga niisutav ja tõesti see tekstuur ei ole üldse äravoolav või õhuke või mitte midagi ütlev.
see on nagu tõesti pilveke huule peal. Ma ei mäleta praegu peast palju selle inki oli. Ta ei olnud nagu liiga hea, aga ta ei olnud ka ülimadal. Praegu peast ei mäleta. Ja siis huulekas, mida ma kannan ka praegu huultel, on nende Gloss Stick, Glass Like Gloss Stick. Minul tuleb värvitoonis 010 Bare Ambition. Ta on kergelt sellise virsiku tooniga, väga ilus kevad, suviseks perioodiks. Sellel oli minu meelest inki kuskil, mis ta võis olla, 5 või 7 kandis. Ta ei ole kõige parem, aga teised huulekad, mis veel saadeti, oli veel halvema inkiga, nii et ma valisin välja need natukene paremad, mida lihtsalt katsetada. Ta on rohkem pigmenteeritud, kui võib-olla alguses tundub. Väga ilusa läikega, niisutav ja ka istub huule peal sellise tõesti nagu, istub huule peal kinni, et ta ei ole kuidagi, et hakkaks kuhugi ära voolama või vajuma. Ja siia lõppu veel 2 küünetoodet, mis on olnud ka nagu väga toredad. Esiteks Catrice'il siis küüneõli, selline väike nunnu pipetiga ja mis mulle tema puhul on väga meeldinud, on see, et ta ei jää selliselt liiga vesiselt õline või niisugune nagu õline. Ta on pigem keelsõli ja selline tummisem või niisugune, ta ei ole märg, on mu point, mida ma tahan öelda. Tänu sellele ta tõesti tundub, et ta nagu koheselt niisutab, hooldab, aga sa saad nagu kohe edasi asju teha, et sul ei ole käed nagu, oota, ma nüüd istun siin 5 minutit ja lasen sellel imenduda. Selle koha pealt väga tore. Aga kui sa tahad pigem sellist kreemilaadset, salvilaadset, balsamilaadset, siis vaadake kui nunnu. Essence'il on siis selline küüne nahka hooldav balsam. Nagu oleks huuleläike või huulepalsami siis pakendis. See jääb ka siis tõesti nagu matim balsam, mitte vesine kreem. Küüne nahkasid väga hea hooldada. Visata see kas siis kotti oma võtmete külge, väga nunnu. Nii et ausalt öeldes need on ka 2 olnud väga toredad. Ja ka maniküüri ma tegin endiselt oma silmapliiatsiga siin. Ja ka maniküüri tegin ma tegelikult Essence'i uute lakkidega. Nad on uuendanud oma lakkide koostist. Siin on siis pealislakk ja tumepunane toon, värvitoonis 14 My Favor Red. Selle sama komboga on mul praegu endal tehtud ka ja istub väga ilusti, kuivas ülikiiresti ja on vastu pidanud. Mul on praegu vist 3. päev ja minu meelest superkena. Kui sul on mõne toote kohta veel lisaküsimusi, siis anna märku. Ma tõesti ise väga naudin praegu enda meigilukki, just selline kevadine, värske, särav. Ja ma pean ütlema, et see highlighteri moodi põsepuna. See sära on üllatavalt peegli moodi, et ta ei ole tugev glitter, ta ei too esile mu kuidagi põskedel olevat tekstuuri, vaid ta jääb ülimalt ilus. Mega tore. Siin oli täna väga palju ägedaid meigitooteid. Ma olen ülimalt elevil. Ja alati suur rõõm, kui Essence ja Catrice'i mulle saadetakse, siis ma saan neid lihtsalt testida, jagada ja ma tean, et ka mu jälgijate seas on väga palju, kes seda odavat, aga üllatavalt heade koostistega meiki naudivad. Nii et kui ma saan sulle täna siia video lõppu soovitada midagi, siis see super. Üks nendest puudritest, kas siis kompakt, kui sa eelistad kompakti, kui sa tahad tolmpuudrit, siis see roosa on super. Kui sa ei pelga sellist sätendust, siis minu meelest see on väga ilus. Kindlasti see silmapliiats, no see oli nagu ilmselge näide. Ja ausalt öeldes mulle väga meeldib ka see sprei. Ripsmetuš ka, aga ma ei tea, mis see linki on. Nii et vaatame seda. Nii et siia video lõppu sulle paar soovitust veel. Aitäh, et sa vaatasid. Ma loodan, et tänane selline kodune ilu ja uuemate toodete vlog sulle meeldis. Kohtume varsti uues videos. Olge tublid. Tšau ka!